Tere kõigile minu poolt. Proovime esimesed asjad nagu täppi saada, siis vaatame, kuidas see läheb. Mul on ka tõsiselt hea meel, et inimesi on nii palju võrreldes eelmise aastaga, et huvi on järelikult kasvamas ja teadlikkus on järelikult kasvamas. See on olnud meie püüe sellele teemale rohkem tähelepanu tõmmata. Mu isiklik vaade ligipääsetavust on see, et see ei ole ainult teatud sihtgruppide teema, et see tegelikult töötab kahesuunaliselt. Esiteks õpivad need, kellel võib-olla ei ole erilist erivajadust, märkama neid, kellel on, aga teisalt õpetab see väga paljuski ka seda, mida võib-olla me võiksime märgata, mitte omades erivajadust. Ja näide selle kohta on väga hea sellelt samalt Dolce Reisiselt, kus me korraldasime siis suure ligipääsetavuse programmi ja nimetasime selle meie erilisteks. Siis meil õnnestus, ma arvan, teha üks päris suur ja ajalooline samm, kus Tallinna linnapea pidas siis oma avakõne kirjeldustõlke keeles. Ja miks see nagu oli oluline ka, et me vahel ise ei suuda nagu märgata, kuidagi see taju on nii selge, et me justkui kusagil oleme, aga kui keegi selle sõnastab, siis me tegelikult saame aru võib-olla selle tähtsusest või erilisusest. Nii et selles mõttes nagu mina näen seda küll, et need asjad töötavad kahesuunaliselt. See rikastab mõlemat poolt. Ma arvan, et Tallinna linna kõige unikaalsem ja erilisem toetusmeede on erivajadustega inimestele suunatud kultuuriprojektide toetusmeede. Alustasime sellega siis eelmisel aastal ja esimesed sellised kogemused on saadud. Oleme selle põhjal ka teinud selleks aastaks mõned parandused ja räägingi sellest täpsemalt nüüd. Ja selle peaeesmärk on siis tõesti toetada kultuurisündmusi, mis on suunatud erivajadustega inimestele. Ja erivajaduste all me mõistame siis nii füüsiliste kui psüühiliste erivajadustega inimesi, intellektipuuet, meelepuuet, käitumislikke erivajadusi ja õpiraskustega või taoliste erivajadustega inimesi, kelle osalemine ühiskonnas on teistega võrdsetel alustel takistatud. Projekti väljund arvestab erivajadustega inimeste eripära, ehk et see on selgelt nendega koostöös loodud ja toetame siis professionaalselt läbiviidavaid projekte. Et meie oluline eesmärk on tegelikult viia kokku siis professionaalsed kultuurikorraldajad ja siis need sihtrühmad, kes vajavad eritähelepanu. Ja see on tõesti nagu selles mõttes oluline, et kuigi me läbi selle meetme toetame kultuurisündmuste loomist, mis on suunatud ainult erivajadustega inimestele, siis laiemalt me ju teame, et kogu kultuuripalett, sündmuste palett vajaks tegelikult sellist mõtlemist, et iga kultuurisündmuse juures oleks kasutatud siis selliseid meetmeid või vahendeid, mis võimaldaksid ligipääsetavust avardada erivajadustega inimestele. Ja toetust ei anta siis olemasoleva kultuurisündmuse ligipääsetavuse tagamiseks, vaid just, et kultuurisündmuste loomiseks. Olemasolevate kultuurisündmuste ligipääsetavuse tagamiseks on meil olemas kultuuriprojektide toetusvoorud ja muusikaprojektide toetusvoorud, et sealt julgustan siis küsima ka sellistele kuludele toetust. Taotleja peab olema juriidiline isik. Ja sellel aastal lisasime ka selle, et projektijuhil on sarnaste sündmuste korraldamise kogemus, et see on oluline ikkagi, et need asjad saaksid hästi tehtud. Ja just, et ka võib-olla siis tõesti julgustan mõlemaid pooli üksteisele lähenema, et otsima abi ja nõu kultuurikorralduse poole pealt ja vastupidi siis ka suhtlema sihtgrupiga. Ja ettevalmistusse on konsultandina kaasatud sihtrühma esindajad, vastava kogemusega valdkonna eksperdid. Ikka selleks, et saaks asi õige ja täpselt selle eesmärgiga, milleks ta mõeldud on. Mida küsime?
panin selle siia kirja sellepärast ka, et need on ka need asjad, mida me hindame, et selles suhtes on oluline info. Ja võib-olla mõne asja puhul toon ka lihtsalt välja, et millega me võib-olla kõige rohkem vaeva näeme. Sisu kokkuvõte, kui me räägime ükskõik kas kontserdist või teatrietendusest, siis tegelikult selle juurde on vaja ka kindlasti täpsem sisukirjeldus, et vahel meil jääb sellest infost vajaka ja tegelikult on väga raske teha otsust, kui sisukirjelduseks on ainult see, et soovime teha teatrietendust näiteks kurtidele või vaegkuuljatele. Et sellest ei piisa, et kindlasti tuleks täpsemalt lahti kirjutada. Võimalusel saata siis ka juba täpne programm või siis teatrietenduse puhul ka teatri stsenaarium, etenduse stsenaarium, lavastuse tekst. Nii, sihtrühma kirjeldus, tegevuste kirjeldus ja ajakava, need on sellised tavaprotseduurid. Võib-olla olulisemate asjadena toon välja veel siis ka tõesti selle mõju, et seda me päris tugevalt hindame, et seal seda rohkem lahti kirjutada ka, et miks see oluline on Tallinna vaatest. Meeskonna juures siis küsimegi just korralduse poole pealt ka eelnevate kogemuste kirjeldust ja konsultandi poolt ka siis ka nende inimeste CV-d, et me oleksime siis veendunud, et nad katavad selle teema kenasti ära. Meeskond ka ei ole oluline kogu meeskond kirja panna, olulised võtmepositsioonid, teavitustegevused, siin on siis turundus- ja kommunikatsiooniplaan. Riskianalüüs käib kõikide meie projektide juurde. Ja tegelikult need 2 viimast on ka hästi olulised, mida me oleme hakanud lihtsalt viimastel aastatel järjekindlalt sisse tooma ja hindama ka, et keskkonnateadlikkus, see on nii kirjeldaval moel, kui ka nüüd on lisatud taotlusesse küsimustik. Me hindame lihtsalt seda, et olete selle läbi töötanud. Et teame, et ei ole kõike võimalik igal ürituse puhul rakendada, aga oluline on see, et olete nende punktide osas teadlikud ja teete seda, mida on võimalik teha. Meil on olemas Tallinna linnal ka Roheraider, mis on siis tehtud muusikaprojektide keskkonnasäästliku korraldamise jaoks. Ja sealt on ka väga palju võimalik välja noppida asju, mis teemad on olulised. Ja ligipääsetavus. Ka sellel on olemas meie kodulehel taotlusvoorude juures eraldi dokument, tööriist. Näete samamoodi, et mis on need asjad, millele tähelepanu pöörata. Aga kuna tegemist on juba sellise vooruga, mis iseenesest nõuab ligipääsetavuse teadlikkust, siis see tundub justkui siin võib-olla selline lisateema. Nii, kulud, millele antakse toetust. Laiemas plaanis antakse kõige jaoks toetust, mis on vajalik ürituse korraldamiseks. Me ei anna toetust näiteks toitlustamisega seotud kuludele, reisimisega seotud kuludele, kui need siit välja jäävad nüüd. Aga ma peaks ütlema, ma lihtsalt lugesin selle detailselt läbi, siin on suhteliselt kõik olemas, mis on vajalik ühe kultuuriürituse korraldamiseks. Käime läbi või kas on vajadus, et käia läbi? Nii. Ja mõned olulised võib-olla sellised tähelepanekud ka, mis tulevad meile võib-olla küsimuste vormis, et lihtsalt siin korra läbi käia. Et kui on tegemist avaliku üritusega, siis tuleb taotleda AKIS-e avaliku ürituse luba. Ja mida me oleme siin paari viimase aasta jooksul muutnud, on see, et pileti müügist saadav tulu läheb oma finantseeringu alla. Ja oma finantseeringu suurus on siis vähemalt 10% kogu eelarvest. Aga kuna see on kultuurivaldkonnas laiemalt niimoodi ka tõlgendatud, siis on hea meel, et ka linn on sellega kaasa tulnud. Nii et see on üks suur muudatus ja hea muudatus korraldajale.
Ja omafinantseeringuna siis kajastada saab ka siis näiteks vabatahtlikku tööd, et ka see on omafinantseeringu alla käiv kululiik. Nii, taotlusvooru tähtaeg on 10. märts. Loodan, et projektid on juba valmis ja võib-olla veel täna mõned nipid saada ja saab ära esitada. Meil on selle vooru puhul ka selles mõttes hästi tore koostöö Sotsiaaltervishoiuametiga ja Kultuuriministeeriumiga, kus on siis vastavad spetsialistid meie hindamiskomisjonis. Nii et mul on ka selle üle väga hea meel, et kogu see sisuloome on nagu erinevate poolt analüüsitud ja ka otsus on nagu üleselt tehtud. Neil on mitte ainult sellepärast, et see otsus saab võib-olla nagu parem, vaid ka sellepärast, et teadlikkus nendest projektidest läheb kaugemale, et see on ka oluline. Taotlusvooru kogu eelarve on siis 50 000 eurot ja toetust antakse kuni 20 000 eurot projekti kohta. Et olemegi ju sisuliselt arvestanud sellega, et linn võib olla ainufinantseerija selliste projektide puhul, sest et teadaolevalt kusagil mujal taolisi projekte otseselt sihtgrupi mõttes ei rahastata. Ja muudatus on võib-olla eelmise aastaga võrreldes ka see, et kui eelmisel aastal me tahtsime ainult uusi kultuurisündmusi, siis sellel aastal on tegelikult, me oleme avanud selle kultuurisündmustele, nad ei pea olema nagu esmakordsed. Et see on nagu oluline vahe tegelikult. Nii, ja siis juba selline protseduuriline taotluse saab esitada iseteeninduskeskkonnas. Lingid on juures, te saate selle presentatsiooni ka oma meilidele pärast seminari. Ja Marina on meil, kes tegeleb kõigi taotlusvoorudega, nii et võib-olla näitad ennast kõigile ja et siis kui on detailseid küsimusi taotlemise kohta, siis on see Marina. Ja kui sisuliselt tahate midagi täpsustada, siis võib ka minule saata küsimuse. Eelmisel aastal me rahastasime siis, tuli 16 projekti, rahastasime 5 projekti ja saan aru, et kohe tuleb ka arutelu nüüd kogemuslugude põhjal nende projektide korraldajate poolt, nii et kuulan huviga ka seda. Ilusat päeva teile!